Jürgen, on suur rõõm näha sind siin lennujaamas koos meiega tagasi lendamas, et kus sul läinud vahepeal on? Kõige paremad päevad ei ole olnud, aga jaa, mis siin ikka, et kõigepealt tahaksin tänada Eesti tiimi nagu ja üldse koondise liikmeid ja kogu tiimikaaslasi, et vägeva töö eest üldse, et Eesti suutsid finaali viia sellisest raskest olukorrast, et see on minu arust päris kõva saavutus juba ja suur respekt Tanelile, Harrile ja tiimimänedžerile Martinile siis, et mul oli väga hea meel seda näha nagu. Aga enda poole pealt et nädalavahetus jäi väga lühikeseks kahjuks, et algas hästi ja suutsin häid ringe kokku panna ja enesekindlus oli olemas ja nautisin igat kurvi ja hüpet rajal ja otsustasin siis seal ühes hüppes võtta riski ja proovida seda hüpet üle, kuna teised proovisid ka ja näidati ka boksist nagu, et üle hüppavad poisid ja ma ei oleks seda läinud proovima, kui ma ei oleks endas usku olnud ja enda tsiklis ja nii edasi, et otsustasin võtta selle riski, mis tagantjärele muidugi ma kahetsen nüüd ja kindlasti Rahvustross ei ole ühe mehe ala, eks ole, et see on tiimi ala ja mul on väga kahju kõikide toetajate ja tiimiliikmete ees, et see niimoodi läks. Aga aega ma tagasi ei keri ja see on ära olnud, et kahjuks nii seekord ja tegin endale haiget ja panin Eesti sellisesse raskesse olukorda, aga kindlasti me oleme tugevamalt tagasi järgmisel aastal ja mis mina saan teha, ongi õppida sellest asjast, et kahjuks niimoodi seekord, aga siiski suurimad tänud kõikidele toetajatele ja tiimiliikmetele selle võimaluse eest. Jürgen, aga räägi läbi, kuidas see hüppesse minek oli ja kus hetkel sa said aru, et see läks nagu veidike valesti? No, me ütleme, et ma tegelikult päris hästi paar ringi sain selle eelneva kurvi seal juba ja ma teadsin ka, et kui mul endal enesekindlust ole seda hüpet teha, siis ma ei lähe seda tegema ja ma ei võta seda lolli riski, aga ma tõesti uskusin, et ma suudan selle üle hüpata, olles varasemalt Ameerikas võistlenud ja sarnased hüpped olnud ja siis ma läksin ikkagi proovima seda nagu ja enne hüpet siis läks natuke nagu tagarattale ja ei saanud sellist hoogu, nagu oleks olnud vaja ja hüppasin sinna nukki täpselt, et see maandumine nagu nii kõva ei olnudki, aga see maandumise alla minek siis seal langu peale, siis läks käest ära ja kukkusin, et siis nagu midagi nii hullu kukkumise algul ei olnudki, et aru oleks saanud, aga kui ma üritasin püsti tõusta, siis ma sain aru, et nagu reies on midagi väga valesti, et väga imelikult sain keerata ennast asendites, et siis ma sain aru, et siis jõudis see reaalsus pähe, et minu nädalavahetus on kahjuks läbi ja et ma sain niisuguse asjaga hakkama. Kas on see vigastus näha olnud ja sa oled operatsioonil käinud, et mis arvast rääkisid, kaua sul selleks paranemiseks aega läheb ka? Õnneks olidki, et medicali meeskond tegelikult oli väga tasemel ja sain ülikiiresti haiglasse ja operatsioonile nagu, et operatsioon läks edukalt ja sain kohe laupäeva õhtul juba operatsioonilauale, et eks nad räägivad ikka sellisest umbkaudsest ajast, mis on 3-6 kuud, aga ma usun kindlalt, et ma saan kiiremini sellepärast, et luumurd oli suhteliselt puhas ja ilus ja kilda lahti ei olnud, et ma usun, et ma olen kiiremini tagasi, aga jah, kahjuks nii seekord ja eks ta valus on just vaimse poole pealt, et see füüsiline valu ei anna võrrelda sellega, mis sisimast tunned on, aga jah. Rõõm näha sind siin ja edu paranemisel ka. Aitäh!